Tere! Tere, Urve! Mina olen Urve Uusberg ja olen palunud endale tänaseks vestluspartneriks Signe Vesso. Ja mille pärast ma olen seda teinud, et see aasta on siis supervisiooni coachi ühingu juubeliaasta ja me tahame kuidagi panustada sellesse, et näiteks meil on huvikaitse tegemisel, aga seal on üks oluline eesmärk tõsta ühiskonnas teadlikkust supervisioonist ja coachingust. Et see teadlikkus oleks sedavõrd piisav, et need inimesed, kes tõesti töötavad sellel alal, et nad oleks üles leitavad. Ja mida see tähendab supervisioon, coach? See eelkõige aitab inimestel korrastada oma peamist tööriista, mis on tema isiksus, tema rahulolu, tema unistused, ka teadmised, oskused ja nii edasi. Ja siin ongi selline printsiip oli meil juhatuses, et me palume siia inimesed, kes on pikaajaliselt selles sfääris olnud, kes on ise teinud väljaõpet, näiteks selle instituudiga, sa saad pärast öelda, mis ilus instituut see on, kus sa õpetad, ja selline kogemuse põhine ja muidugi sinna lisanduvad need teadmised ja oskused ja võimalik, et me selle väikese ajaga leiame ka mingi toreda harjutuse, mida näiteks see, kes meid kuulab, võiks kaasa teha ja võib-olla me ei leia seda, aga et selline üsna kontrollimatu ajavool järgneb nüüd ja ma annan sõna siis Signe sinule, et mis sa nüüd selle kõige peale ka ütled, et mida sa tahad esile tuua ja kuidas üldse tunned? Ma tunnen ennast väga esile tõstetuna, kuulates sinu sellist väga voolavat sissejuhatust ja juba kuulates sind läksin vooluga kaasa ja ajalugu hakkas hargnema, et sa rääkisid sellest, et on juubeliaasta. Jah. On ju? Noh, palju õnne meile. Palju õnne. Ja juubeliaasta on siis mitu? 25. Ära ütle. 25. Ja. Oled sina nagu algusest selle Ahimiga, et kuidas sina, natuke väike ajalugu, et kuidas sina oled ja mis sinu aade on olnud selles kõiges, et sa oled ka minu õpetaja, et selles mõttes mul on nagu hea meel, et sa saad jagada neid asju, mida on sul jagada. Ja tegelikult mina ju olen Ahim Fritše õpilane supervisioonis ja ma läksin supervisiooni ühingusse peale lõpetamist, aga tegelikult mitte kohe, vaid ma juba osalesin nagu ühingu tegemistes, sest ühingu ju tegeleb rahvusvaheliselt väga tugevasti ANSE võrgustikus ja ma osalesin intervisiooni grupis. Ja seal oli see nõue, et siis kuule Signe, et aga mine siis Eesti ühingusse tutvustama, mis sa teed ja juhtusin koosolekule, kus valiti juhatust. Nii nagu sina oled juhatuses, siis mina oma esimesel koosolekul tutvustades intervisiooni gruppi oli selline aeg, et läksin juhatusse ja võib-olla kõige enam selle missiooniga, et võib-olla mis ka täna meil Urve on nagu, mis minul mõlkus meeles, kui ma sind kuulsin, et mis on nagu supervisiooni tähendus ühiskonnas. Ja tollel ajal, kui Ahim meid õpetas, siis oli tugevalt see informatsioon, et see võib olla viimane lend või võib-olla eelviimane lend ja milline on siis superviisorite järjepidevus ühiskonnas. Ja ma tundsin, et see on niivõrd nagu vajalik midagi nagu teha või ühingus sellel teemal nagu rääkida või võtta see fookusesse, et mis saab supervisioonist, et meil on ühing olemas, meil on superviisorid, aga mis saab edasi, kui meil väljaõpet ei ole või kuidas me seda populariseerime või selgeks teeme, et tegelikult samad küsimused, mis täna kuigi oli rohkem kui üle 10 aasta tagasi, 2008. Näed sa mingit erinevus selles olukorras, et kuidas siis ühiskond näeb meid või et mis on juhtunud vahepeal? Minu arust on päris palju juhtunud. Minu arust on nii palju juhtunud, et kui ma mõtlen seda aastaaega, mis oli siis ja mis on praegu, siis teadlikkus on minu arust ühingu väga head tööd teinud. Ja see ei tähenda, et siit edasi ei tule minna. Aga juhtus see, et sa ütlesid ka, et ma räägin instituudist, et see on rahvusvaheline supervisiooni ja coachingu instituut, mis on tegelikult sündinud ilma tänu ühingule. Sest see sai alguse ühingu töögrupist
ja sellest suurest vastutusest ja missioonist, et supervisiooniharidus Eestis jätkuks. Ja sealt edasi need, kes olid huvitatud panustama supervisiooni ja siis ka coaching haridusse, tegid eraldi instituudi ja sealt me läksimegi teele. jah, Nii et siin on väga selge nagu seos olemas. ja et Ja meil on ka juubel 10 aastat. ja ma Nii olen kursis ja elan väga kaasa sellele kõigele, kuna mina olen ka teie koolitatud. Aga ma tulen nüüd natuke siis selle vaate, selle sisu juurde, et kui inimene, kes leiab kogemata või teadlikult meie kodulehe ja seal ongi need meie vestlused, siis mida sa ütled, et mille pärast see inimene võiks nüüd edasi vaadata seda teenust ja otsida seda ja kas on sul lemmikfookused, et on see haridus, on see juba juhtimine, et mingid sellised, mida see annab, ütleme, hariduse sfääris, mida see annab juhtide sfääris, et nagu täiesti rahulikult rääkida natuke lahti, mille pärast keegi võiks olla tegelikult väga tänulik, kui ta on leidnud meid üles ja meie teenust hakanud kasutama oma töös. Enne, Urve, kui ma sind kuulasin sissejuhatusel, siis sa juba võluvalt ütlesid, et see on inimestele, mina kui tööriist. Jah. Oli ju nii? Ja see, ma usun, et kogu ühiskond ja kui valdavalt ajalooliselt on ju välja kujunenud niimoodi, et supervisiooni juured tulevad sotsiaalvaldkonnast. Et eks need paradigmad ja mõtted on ka, et ta tuleb sotsiaalvaldkonnast ja on mõeldud toetamaks neid inimesi, kes töötavad teiste inimestega. Et ma saan aidata teisi, kui ma tegelikult olen ise hästi korras või olen teadlik, et milline on minu mõju. Et kui see põhiline tööriist ongi minu mõju teisele inimesele, kuidas ma kuulan, kuidas ma küsin, kuidas ma aitan teadvustada seda, näiteks kuidas õpetaja töötab, see on juba haridusvaldkond, ta läks, kuidas sotsiaaltöötaja oma klienti tegelikult mõjub, mis on tema mõju, mis on temale vastumõjud, kuidas see mind mõjutab, kui ma töötan hästi selliste teemadega, kus võib-olla on pigem raskus inimestel, kus ei ole nii palju õnne või rõõmu alguses ja ülesanne on aidata sealt liikuda edasi tegelikult, saada teadlikumaks. Mis kvaliteedid need võiks olla, nagu, kui seda saaks üldse verbaliseerida, et selge, et inimene, kes töötab superviisorina, on hea, ta on ise korras ja ta tahab, et see, kellega ta alustab seanssi, et minul on see nagu kujund, et kui ma alustan seanssi ja lõpetan seanssi, mulle nagu meeldib hoomata mingit erinevust, kas selle ühe seansi jooksul, et kas see on mul nagu mingi isiklik mingi ambitsioon, et ma tahan mingi happy endi või ma ei tea, et kas ma ise initseerin siis seda, või on seal ka mingi objektiivsed, et inimene, kes tuleb supervisiooni, mis temaga juhtub siis selle tunni jooksul? Ilmselt see erinevus, ma ei tea, minu fantaasia on sinu jutu peale, et ilmselt see erinevus on mingi teadlikkuse tõus, mingi oma ressurssidest teadlikuks saamine, mingi selgus, mingi teadvustamine, kui mulle pilt läheb selg sirgemaks ja sa näed ju füüsiliselt neid märke, mis on muutunud selle seansi ajal, juba väärtustav kontakt teise inimesega. See on see kontakti tervendav mõju, mis toimub võib-olla selle seansi ajal, kui me räägime üks-ühele kohtumistest. Aga mis ma tahtsin, miks mõte, mis mul oli see, ma hakkasin nagu ajaloos peale, et sellised eri valdkonnad, et kui ajalooliselt ongi see suhtumine, et on sotsiaalvaldkonnast on supervisioon, siis on hariduses, et kõik, kes töötavad teiste inimestega, siis mina näen, et see, kui see suundub praegu, et siin tegelikult ei ole nii vahet, mis valdkonnaga me räägime, kas me räägime nüüd äriorganisatsioonidest või sotsiaalvaldkonnast või haridusvaldkonnast, mittetulundusühingutest, sest kõik töötavad inimestega. See muutused on nii kiired, et ka juhil põhiliseks tööriistaks täna on tema ise oma meeskonna liikmetele ja ma näen, et seal on selline väga suur nii-öelda põld supervisioonil, et neid inimesi, kes tegelikult töötavad inimestega,
neid on palju-palju rohkem kui algusaegadel, kui nagu juured kasvasid, supervisiooni juured või coaching'u juured, et sealt on nagu et üks on nagu ärivaldkonnas mõjus, tegus ja teised töötavad seal nii-öelda sotsiaalvaldkonnas või hariduses. Kohe küsimus, intriig. Üldse pole kunagi niimoodi mõelnud, aga kas näiteks äriorganisatsiooni superviseerimisel või coachimisel on hoomata suuremat motiveeritust, sest nad on ikkagi töötavad kasumile mõeldes, et lihtsalt täitsa intriig, et kas on seal mingi hoomatav erinevus? Ma sain ju vastata ainult enda kogemust. Seda küll, sellepärast sa siin oledki. Sest mina tõesti töötan hästi valdkonna üleselt, et ma olen väga-väga palju töötanud äriorganisatsioonidega, väga palju sotsiaalvaldkonnas ja haridusorganisatsioonidega. Nagu 3 valdkonda ma võin tõesti öelda, et ma olen neist kõigis 3 selle 25 aasta jooksul nüüd juba päris kaua töötanud. Ja sellepärast on see huvitav küsimus. Ma ei näe seal vahel. Okei, see on hea vastus samas, et inimesed on inimesed ja need teemad teinekord, need organisatsioonid on natuke erinevad. Võib-olla seal on erinevad asjad, millest on oluline saada teadlikuks, nende lõksud on erinevad. Näiteks, mine natuke spetsiifilisemaks, et suvitav. Näiteks, kui me võtame sotsiaalvaldkonna, sest ma töötan rohkem meeskondadega, organisatsioonidega kui üks ühele. Et võib-olla ka see, kuidas inimesed sellesse valdkonda on sisenenud, et sotsiaalvaldkonna organisatsioonides on hästi palju tublisid nagu inimesi, kes satuvad ette otsa läbi selle, nad on väga-väga head spetsialistid. Ja siis see, mida supervisioon näiteks juhtide tasandil aitab nagu teadvustada, on see, et kuidas tegelikult tulla metatasandile, vaadata oma mõju meeskonnale, mitte selle oma spetsialisti rollile ainult. Et seal on nagu, ja kui me kõik oleme spetsialisti rollis, me üheskoos põleme läbi või neid, on teatud liidri kompetentsid, mida seal annab juurde arendada, kus saab nagu toetada seda organisatsiooni. See tuleneb sellest nagu taustast, nende inimeste ülikoolidest, väljaõpetest ja nii edasi, ja samas mõtleme äriorganisatsioonis, mida toetada juhte, jälle mingid muud asjad, mida nemad võib-olla, on just see pehme pool inimeste juhtimises, millele tähelepanu panna, see suhete eesmärkide tasakaalu panemine ja reflekteerimine. Et võib-olla nii, et sotsiaalvaldkonnas me reflekteerin ja ei pane eesmärke ja äriorganisatsioonis paneme eesmärkide ja reflekteeri nii palju. Et mõlemad pole tasakaalus. Et see ongi see, et olenevalt sellest nagu kontekstis, et selle süsteemil aidata minna tasakaalu. Mind väga huvitab, et kui väga üldistatud nagu must-valge praegu, ma tegin hästi nagu minu selle nii väikse ajamahuga ongi hea natukene tihoomiat, kuidas see must-valget. Just. Aga kas sa saad veel minna spetsiifilisemaks, et ongi üks sotsiaalasutus ja hea tippspetsialist on sattunud juhiks ja nad tegelikult müttavad suhteliselt tasandil, kust ei ole nagu edasiminekut just selle meeskonna mõttes, meeskonnatöö mõttes, et mida sa siis täpselt, mida sa spetsiifiliselt teeksid? Ma tegelikult teen samu asju, mis haridusorganisatsioonis. Ma ei tee nii palju erinevaid asju päriselt. Nagu, et ma ei ütle, et seal on nii erinevused, mida teha nagu, et pigem on see, et aidata inimestel nagu teadvustada see, et mis on see, mis teema, aga supervisioon, et mul ei saa olla väga suur plaani, et mis ma teen. Ma aitan teadvustada seda, mis on see küsimus, mis on kõige olulisem sellele grupile, kuhu me tahame minna selle grupiga või selle meeskonnaga ja mis on need tööteemad ja tegelikult hakkame liikuma. No kui tulen tagasi, kuidas siis selles sotsiaalasutuses, kus on häda ja viletsus ja rahapuudus, et kuidas need eesmärgi seadmised siis, et see on ju, mentaalsed asjad tulevad sisse sellisele, kus nad siplevad. Et võib-olla seal, mis need teemad võivad tulla lihtsalt erinevad, et mis tuleb nagu sotsiaalvaldkonnas ja hariduses nagu sisse ja mis inimesed hästi hoolivad ja tihtilugu seal nagu supervisioonis on ka juhtumitega tööd hästi palju. Et see minu hoolimine tegelikult on minu kliendist ja nendest juhtumitest ja tuleb nagu hästi palju tuuakse ise kliendi tööd sisse. Kuidas me nüüd klientidega saame kooskõlas rohkem töötada. Me teeksime tegelikult, et kuidas me saame olema parem, et see supervisioonis ja klient on hästi eeskujul.
eeskohal, et see on nagu suurim erinevus ja seda toovad ka inimesed ise nagu hästi see on ütlegi, see on minu nagu mingi, ma ei ole nii suure kogemusega superviisor, et mulle tundub, et seal ongi need mingid pidurid, et me jääme juhtumi juurde ja siis me tegelikult ei tõuse maast. Et see on, et väga tore on kõigil kergenduselt, siis on väga palju sain ja refleksioon on selline positiivne, sest inimesed, kui nad juba tund aega ütlevad, valivad oma elust, siis nad ei taha ju tühja seda nimetada ja siis nad on väga rahul, aga minul vahepeal jääb niimoodi, et tegelikult me ei läinud nagu selle eesmärgi suhtes, mis võiks olla hea koostöö või mingi selline. Ja, aga see on see, et see nüüd läks väga nagu mustaks, et tegelikult supervisioon just on ikkagi ellu kutsutud selleks, et nendest karidest minna edasi, et kuidas sa see, et see on kaks asja, et sa saad ju tegeleda selle küsimusega, mis on tuline, näiteks, et okei, mul on see kliendi juhtum tuline, me lahendame selle ära, aga sellest, et mida me saame üheskoos teha, neid tuliseid juhtumeid ei oleks, kuidas me ennetame, kuidas me teeme oma koostööd, kuidas me disainime oma teenuse protsessi tulevikus, et neid oleks vähem, kuidas me oleme kasulikumad oma kliendi jaoks, et tegelikult on see superviisori ülesanne aidata meeskonnal ennast kõrgemalt näha, näidata ka neid mustreid, kuidas me ise loome neid juhtumeid, et meil neid nii palju on ja võib-olla nii sellises ühte auku, et mis on see meie loomise lugu seal. Et see on see, et kaks tasandit on see konkreetne juhtumi lahend ja siis kuidas me loome, ennetame, lahendame natuke eemal, vaatame, mis on minu kui mõju, mis on minu kui selle töötegija mõju selles, et need juhtumid meil esinevad näiteks sellisel. Ja mõnikord on, mis on minu mõju, mis on konteksti, ühiskonna mõju, et kus ma siin olen, kus me oleme siin meeskonnaga ja mis on need meie võimalused ja kuidas me siit kõige targemalt edasi läheme. Et see on see meisterlikkus seal just sotsiaalvaldkonnas, et mitte jääda kinni selle nii-öelda ühele tasandile, vaid supervisiooni ülesanne on kõrgemale tõusta, teha see metavaadet ja see on kõige olulisem. Aga eks see ole lõkk selles valdkonnas, nagu ma ütlesin, et ma näen, et seal jäädakse, nagu ma enne ütlesin, et seal jäädakse reflekteerima ja see on ka superviisori lõks, ma jään reflekteerima, aga siin ma saan aidata selle teistsuguse vaatega. Et ma saan luua väärtus siis, kui ma toon teisi küsimusi, mida need meeskonna liikmed ise endalt ei küsi. Okei. Kui suur on, ütleme, kui 10 juhtumist, mitu on nagu õnnestunud, et sa näed ja sa tunned nagu rõõmu selle organisatsiooni üle, kus sa oled töötanud, et milline küsimus? Kuidas sa ise hindad? See ei ole mingi absoluut, ega elus absoluut on üldse vähe, päike tõuseb, see on absoluut, aga ma ei tea. Mul on olnud vist õnn. Ma olen väga õnnelik inimene. Et sa lahkud lepingust alati sellise täidetud tundega ja tegelikult ma niivõrd siiralt usun, et supervisioonil on see võime toetada meeskonda liikuda edasi ja kui kogu aeg jälgida seda, et mis on vajadusel eesmärki muuta, aidata, mis on need sammud, siis inimesed teevad need sammud ära, et tihtilugu on see disaini küsimus ka ja miks me ei tea asja on see, et ega see ei ole nii lihtne oma harjumutest nagu vabaneda, lepime ilusaid asju kokku näiteks, aga tööle vihkan edasi, aga selleks ongi see supervisiooni mitmeetapilisus, et lihtsam tegelikult ongi see, et see oht, mis ma näen nagu ja milles ühiskond on natuke edasi arenud, sa küsisid, et mis on selle 10 või rohkem aastaga muutunud, et kuidas ka tellija käsitleb supervisiooni, et kui on selline pakkumus, et tulge tehke ühepäevane supervisioon, siis sellega me ei saa muutust luua nagu. Et pigem supervisiooni see efekt seisneb protsessis ja olulisem osa toimub vahepeal. Ja see muutus hakkab seal toimub peale 3., 4., seal on see, et ma aitan kogu aeg inimeste näha, kuidas me muutume, me juba midagi teeme ja kogu aeg vaatame, kas see, mis me kokku leppisime, kas see on praegu veel adekvaatne, eriti kui nii suured muutused. Ja samal ajal hoida seda ressurssi ja sellist nagu jõustatust seal on ju, et see on siuke nagu supervisioon on midagi, mis toimub seal koha peal ja midagi, mis on selle protsessi disain, mis annab tulemuse, kui pikk see on, nagu see metatase, kuidas see settib ja kui seda niimoodi järgida koostöös kliendiga, siis minu kogemus on see, et ma ei ütle, et siis ei jõua, siis mina olen rahul nende tulemustega. Aga kes on päriselt? Ma ei tea. Kes on see võtmeisik, kes nüüd ühiskonnas peaks nagu kuidagi ärkama
et ahaa, meil on supervisioon, meil on coaching ja minu töötajad, võib-olla minu kool või asutus, et kuidas seda disainida niimoodi, et see jõuaks nende otsust, et mina olen vaata koorijuht ja ma ütlen, et head koorid on ainult selles koolis, kus on direktor väärtustab koorilaulu. Et kas seda paralleeli saab siin kasutada, et see juhi suhtumine sellesse supervisiooni on siiski oluline või võib ka altpoolt tulla. Mul on kogemus, et tullakse altpoolt ja küsitakse juhilt, kas me tohime kutsuda superviisori, siis alati ei ole see okei, et makske ise. Kusjuures, see ei ole ka ainult halb, aga et mis sinu vaade sellesse? Ma olen hästi suga nõus, kui me räägime nagu organisatsiooni supervisioonist või süsteemsest nagu kasust, et sellest oleks pikaajaline efekt, mitte see, et ma ühekordselt nagu aitan tänase päeva nagu valust või väsimusest või kinni jooksmisest kuidagi nagu hergendust või leevendust saada, et siis see algab nagu juhist, on ju, et mul on samamoodi nagu kogemusi olnud, et kui, aga see hakkab vaikselt muutuma. Ja see on väga palju muutunud. See on väga palju muutunud, see ongi see, et millest me täna räägime, kas me räägime sellest, mis on praegu või see, mis me mäletame, mis on olnud. Ei, see, mis praegu on hästi tähtis, me läheme siit edasi lihtsalt. Aga eks see ongi nagu, ollakse erinevates kohtades ja mida enam, ma arvan, see juht taipab, et see supervisioon toob kasu. Mina teen näite, ma teen ainult ühte, on Töötukassa, kus on see väärtustatud ja on hanked ja seal on inimestel võimalus seda teenust saada, et see on suurepärane, aga ma ei tea, kui palju, kas sina tead, kui palju Eestis on selliseid ettevõtteid, kes niimoodi hoolitsevad oma töötajate eest. Et see on ikkagi juhi poolt, see on ikkagi hool oma tööriistade eest. Jah. Muidugi inimese enda. Sotsiaalkindlustusamet samamoodi nagu hästi soodustab supervisiooni. Seda küll. Et täiesti, et iga inimene, kes väga vähegi tahab, et lausa nagu just juhtide tasandilt, et supervisioon on hästi oluline, neil on võimalus ise vabalt valida superviisori ja ette kandma sisust, et aina nagu, et võtka endale supervisiooni, et Sotsiaalkindlustusametis on see hästi läinud tegelikult tööle ja ka juhtide tasandil, et mul oli ka koostöö, kui oli nemad nägid praegu ja nad soovitavad teistele asutustele supervisiooni. See levib nagu suust suhu. Tegelikult see levib ja see on hakanud nagu hästi nagu levima ja ma olen töötanud hoolekandeteenustes, samamoodi olid keerulised ajad, olid pikad supervisiooniprotsessid 10 korda järjest keerulistel aegadel, kus me samamoodi tervete meeskondana töötasime ja oli hästi juhtide poolt toetatud see protsess, et tegelikult neid ettevõtteid järjest enam on. Ja see on ka see, et kui nad näevad, et see ühe korra nagu toimib, siis sealt hakkab nagu minema. Ja need esmased kogemused on ka hästi olulised. Esimene kogemus. Esimene tegija, et väga suur vastutus on kõikidel superviisoritel. Aga ma ikka võib-olla võib pärast ära lõigata või ma ei tea, et ma ikka küsiks selle konnotatsiooni kohta nagu, et ühiskonnas natuke on levinud see või ma isegi ei tea, kust ma seda olen kuulnud, kus mu kõrvad on selle kokku korjanud, aga et supervisioon on nagu selline natuke hädised, nõrgad kuidagi, ja coaching on siis edukatele. Ma praegu mustvalgelt nagu väljendan, et ta päris nii ei ole, aga mingi selline asi on, et see kogemus mul on, et kui juht ütleb, et ei, mingit supervisiooni ma küll ei taha, et kas te coachingut ei tee siis või? Et nagu mingi selline hoomatav erinevus sellesse suhtumise, et kuidas sa seda kommenteerid või mida sa oskad öelda? Sina läksid ka coachi juurde rohkem või kas ma saan õigesti aru, et kas sa olid rohkem nagu superviisor ja siis ma mäletan, sa ühes tunnis ütlesid, et see nii huvitab see coachingu maailm. Väga huvitab. Okay. Aga selles kontekstis, et kuna ma tegin oma doktoritöö ju coachivast juhtimisstiilist ja coachingu kultuurist ja mind huvitab, aga ma võib-olla vastan natuke enne sellele,
et kui esimene mõte, kui ma kuulsin seda nagu nagu mustvalget nagu vastandust, et no minul on puhas nagu juurte küsimus ikkagi, sest coaching on väga tulnud ju tegelikult äriorgan tippjuhtide, et coachingud alustati tippjuhtide coachingust, üks ühele tippjuhtide coachingust. Aga seega ta oli sporditerminoloogias. Ta tuli spordist alguses, tegelikult ta tuli spordist, ta tuli otse tippjuhtidele. Tal oli see ühendus, ta oli tennisest tippjuhtideni. Oli see, et ta puhas oli siuke, aga vaata, see on ka edu, tippjuht, nende toetamine, sellega käib siuke nagu edukas renomee kaasa selle justkui metoodikal. Edasi ju coaching on tohutult palju arenenud läbi selle, et see oli nii põnev, et kui ma ju ise oli gestaltterapias õppisin terapeudiks, on ju aastaid, ma ei mäleta, kui palju aastaid tagasi, ega siis ka oli gestaltteraapia, siis oli lahenduskeskne lühiteraapia, siis ma õppisin neurolingvistilist programmeerimist, NLP väljaõppes, et ma olen nagu palju väljaõppeid nagu läbi ja siis nad olid kõik terapeutilised lähenemised. Ja ma tegin ju ka oma lõputeid, otsisin palju materjali ja siis kui möödus 10 aastat ja siis ma, kui ma oma doktoritööd tegin, 2016 ma selle niimoodi valmis meisterdasin, aga enne seda peaaegu 8 aastat kirjutasin, ma ju tegin väga palju uuringuid. Ja mida minu silmad nägid ja et see oli see, et absoluutselt igal terapeutilisel suunal on oma coachingu koolkond. Gestalt coaching, sellist asja ei olnud olemas. Lahenduskeskne coaching on juba hästi nagu vanad, aga need terminid on tulnud, et me võin ka öelda, et see coachingu maailmas, et enam ei saa öelda, et see nagu sport ja tippjuhtis, aga niimoodi see nagu renoveeda tuli alguses, organisatsioonide see tuli läbi selle ja nüüd neid variatsioone on hästi palju ja see tekitab ka sellist nagu mitmekesisust selles valdkonnas ja miks mind see coaching võib-olla paelus ja mind samamoodi paelub supervisioon, et ma inimesena ütlen, et ma väärtustan absoluutselt nagu mõlemat ja nad on mõlemad väga olulised ja supervisioonil ma näen rohkem võimaluse sügavusi inimestega töötamiseks, aga ma valisin coaching oma uurimustööks, sest juba siis, kui ma läksin gestaltteraapiat õppima, siis minu haridus oli majandus tookord. Ma läksin majanduse pealt ja ma sain selle positiivse šoki tookord. Minu positiivne šokk või selline ehmatus oli see, et kuidas on niimoodi, et maailmas on nii palju infot, metoodikaid, mida õpivad psühholoogid, terapeudid ja mina olen lõpetanud majandusteaduskonna. See oli see põlvkond, kus kõik minu vanuse noored läksid juhtideks ja ma ei tea sellest mitte midagi. Ja see tundus mulle, et see ei ole õige. Et see tegelikult ei ole õige, et kõik juhid tegelevad inimestega ja kui palju saab muuta maailm paremaks, kui tegelikult juhtidel peab see distsipliinide ülene nagu mingisugune reis peab toimuma. Ja see hakkas mind väga huvitama ja ma nägin seda, et just need coachingu võtted, need on lihtsamad. Need on nagu lihtsad metoodikad, iga juht saab sellega hakkama. Et selleks sa ei pea õppima nagu terapeudiks või superviisoriks, et lihtsamaid coachingu tehnikaid oma juhi töös nagu rakendada. Et siit on see minu sügav huvi coachingu vastu, et eelkõige selle läbi, et ma näen, et mida rohkem inimesi seda oskab ja just sellise coachivasse juhtimisstiili ma samamoodi usun, sest see, kuidas toimub muutus, ei saa olla, et ma müüme muutust ja ma saan koos luua muutust. Ja coaching on see tehnikaid, mis aitab. Ta on see, ma aitan saada nagu õnnelikumaks, edukamaks ühel inimesel, ühel meeskonnal, inimese haaval, kontakti haaval. Supervisioonis meil tuleb rohkem neid tasandeid juba sisse. Seal on sina pluss sinu klient. See on natuke laiem nagu süsteem, mis on nagu vaatluse all. Ja ma nagu armastan neid mõlemaid absoluutselt. Aga lihtsalt ma selle coachinguga olen nii palju tegelenud läbi selle, et mul kuskil koputas pähe. Tookord, kui ma olin seal gestaltteraapia väljaõppes, et see ei ole õige, et neid asju peab õpetama edasi. Signe, oled nii võluv, et lihtsalt ma näen palju kell on ja lihtsalt väga julm on öelda, et nüüd on see koht, aga mis on siis üks mõte, mida sa siit tänasest tahaksid sõnastada, et see on nagu võimalus nagu... Minu unistus praegu sinu selle intrigeerivat küsimust, ma võib-olla teen sissejuhatuse oma mõttele, minu unistus kuulata sinu intrigeerivat küsimust on see, et
et toimub lähenemine. Et ei ole sellist, nagu kuigi me täna oleme ise mõlemad öelnud must ja valge, et see tarkus, et kõigel on väärtus. Ja kui juba coachingud on niivõrd hästi integreeritud organisatsioonidesse, juhid õpivad coachingud, arenguvestlused coachival stiilil, siis järgmine samm võiks olla see, et juhid võtavad supervisiooni, inimesed võtavad rohkem supervisiooni, et ka supervisioon leviks just nendele, kellel on tähtis oma mõjust olla teadlik. Minust kui tööriistast, et see läheks laiemaks. Ma arvan, et sellest on kõigile ja kogu ühiskonnal hästi suur kasu. Ja, aitäh! Kirjutan ka sellele mõttele väga-väga alla. Et aitäh! Aitäh sulle! Aitäh, Urve!